tassi ning tegi tööd, mõtlesin, et siia võiks veel mõni inimene käia ning kohvi juua ning väikest tervislikku mahla ning smuutit ning saiakesi ning vahvlisi sööa. Et see ongi see mõte, et oleks Kihnus siuke mõnus kestmise ning sööme koht olemas. Ja Liisuga me siin kavandame ja abiks suurim abiline on tal praegu ikkagi Ron, kes on Mare külaline Saksamaalt ja tema on siia pannud üles kõik näitused ning löön kõik naelad ning riiulid seina, et see on väga-väga. Ron on 2 korda Kihnus käinud ning Ron tegi ühe Kihnu-filmi, tegi minema aasta ühe Kihnu mootorrattafilmi ja täna aasta siis käisid, et Kikka televisiooniga tegid Kihnu laste elust filmi, kus Anni oli siis peategelane. Ning see Anni film tuleb siis Saksamaal varsti sügise. Seda telekas näidatakse ning on siis meitel võimalus näha seda filmi Kihnus enne merepidu tuleb uuesti Julia, kes selle filmi režissöör oli siia tahapool. Nii on aga sakslased tahtvad Jõrmus poodid filmada ning sakslased praegu on see surve Jõrmus suur, et tahetakse palju Kihnu tulla. Et näeb, siia on järgmised saksa sõbrad, kes on Dresdenist jalgratastega tulnud. Et ühesõnaga see sakslasi on Kihnu hakanud huvitama ja paljuski tänu nendele filmimeestele, kelle hulgas on siis Ron, kellest on meo pereliige ning sõpar saanud selle aja jooksul. Aga Ron on nüüd siis Mari, seal parem käsi on siin kohviku avamisel, nädal aega on seda aitan näiteks neid tuuela värvi ja riiuleid üles panna ja kõike muud teha, neid tutvuda muidugi Kihnu elu köögipoolega ka on ta vähemalt tuttavaks on. Nii, aga nüüd võtke kõik sampust ja siis alustame ekskursiooni. Teise maja, kes tahtavad kohviku, kes tuleb meoga, me näita seda kõrvalmaja. Tulla siiapoole meie vanad inimesed. Meie ei hakka siia kedagi esinema ega kedagi täitama. Meitel üks pisike kingitus seal. Piola? Kohvikule, see kohvikule vist rohkem koha. Aga siis issand üks jokke asi, mis näita võib. Ning teine asi on Kihnu legendide raamat. See Kihnu legendide raamat, see on minu arust sobilik kingitus, see on kõik Viive Tolli originaaltööd siis, mis tema noorest peast Kihnus joonistas. No, ütle, mis see nüüd teeb, mis see naine teeb su arust? Patsa teeb. Ei, see kuseb. Lihtsalt Kihnu naine on siukses asjas, kes kuseb. Jah, sedasi. Seepärast, et pükse ju kannas mitte keegi. Kihnus oli ette kaua see prantsuse moed, et ei kandas pükse. Et oli pükseta käisid naised. No, ju nad siis said. Aga siit on koha, kui teil kohviku külastajas, kus Mari on. Mari, kui sul kohviku külastajas, siis võta loe, siia on Kihnu legendid. Siit võid õhta võtta mitu Kihnu legendi ede lugeda. Suur tänu, me seda teist osa koha, mis on väga tähtis. Me seda tahaks näita, et me mõtlesin, et reklaamid siukest asja. Nii, et olge tublid. Pärast patsuta Mari. Siia meite mõnu kamba poolt, keda sa ikka külastad tihti peale. Mõnu kamba poolt. Väga tore, aitäh. Suurepärane. Väga tore. Jätkame koostööd on ja ning lähme praegu nüüd lapsed tõmbavad mõne loo pilli on, kes tahab võib tantsi ja kohvikusse minna, kes tahab, võtke kindlasti sampust, kas kõik on sampus, kas Meelis ning Andres on kõik sampused vällaval on, jah? Üks pudel on kindi veel. Kulge, kus on nüüd see kas Meelis ning Andres on nüüd teadmata kadunud, jah? Puudis juba veel. Andres! Antsi, mõni mees. Nii, Ron, please come here and Ron, please come here and divide this champagne classes and for everybody and then I start the excursion.